Teate tegelikult ma ei ole täna üldse õnnelik. Ma juba pisardan. Nemad söövad tavaliselt hommikuti ikka ainult kohvi ja võib-olla mõne küpsise või väikse kuiviku, aga kui me oleme siin, siis saavad Eesti pärast kommi ja ühel on muidugi taskus juba komm, aga ikka putru. Ja nüüd me lähme meie mägimajja. Venite pure dentro a casa Zafferano, a casa di Frescolli. Questa è la cucina. Look, all these things, they are quite old. Kui mina siin elasin, siis me joonistasime käsitsi, need on nüüd ära kulunud, aga me joonistasime käsitsi, siin oli kõigi igasugu eestikeelseid sõnu ja igasuguseid Lori. Viareggio, lago di Massasciuccoli. Living room with the sun. Inspired by some Estonian. Uskumatu, aga nad tegid pärast Eestis külaskäiku siia sauna, sest me käisime mu venna juures saunas ja neile avaldas see nii muljet. The other puzzle. Ja. Selle panime ka koos kokku. Me panime hullult palju puslesid, kui me siin elasin. Come and visit. Yeah, venite a trovarci. Siit läheb rada ja siis saab sinna mägedesse minna matkama. Me eelmine kord õnnaga käisime kuskil sinna tippu läksime, seal on tükka väike palvetamiskoht. Nüüd me oleme Luciana maja nagu teisel pool, see maja on jaotatud kaheks, varem see kuulus nende teisele sugulasele, aga nüüd me pereisa ja vend ostsid selle poole ka ära ja siin käivad suured ehitustööd. Tulime nüüd Camaiore surnuaeda, sest et sel ajal, kui mind siin vahepeal polnud, siis vanaisa kahjuks lahkus meie seast ja ma lihtsalt kiirelt näitan, ma loomulikult tema hauda ei näita, et see on see ebaviisakas, aga ma kiirelt näitan seda surnuaeda, milline see siin on, sest et see on nii erinev sellest, millega meie oleme harjunud ja see on kõik kivi, hästi palju fotosid ja kõik see on hoopis teistsugune. Lihtsalt kultuuriline eripära, võib-olla on huvitav vaadata. Kleidid seljas, lühkarid jalas, kroksid jalas. Pluss 23, väga mõnus. Kohalikud käivad vestide ja jopedega, aga päike kütab täiega, sest kõik tulevad, kõigil näod punased peas. Ja me ikkagi ei suutnud vastu panna ja lähme randa. Kas me võtame jäätist enne või jäätist saab seal? Ja lähme võtame jäätist. Okay. Mul on ikka, mul on raha. Okay. Ja 1 euro. Ja. Ühesõnaga, igakuiselt maksad raha ja siis sa saad sellistes, siin rand on jaotatud sellisteks aladeks nii-öelda. Selle eest sul on oma riietusruum, kuhu sa võid kõik oma asjad jätta ja olenevalt kui uhke see siis on, et näiteks meie perel on selline tagasihoidlikum, kus on üks bassein ja siis igal perel on oma vihmavari, või see päiksevari, need lamamistoolid ja asjad, aga näiteks me vanaema kuurort siis on hästi uhke, seal on hästi palju basseine, mingi mullivann
disainid, värgid, et see lihtsalt oleneb, kus sa oled ja kus käid. Ja et niisama siia tegelikult nagu ei pääsegi, et seal, kui seal täiesti lõppu lähed Viareggio poole, siis seal on selline pisikene rannajupikene, mis on nii-öelda avalik siis nagu kõigile kasutamiseks, aga noh, üldjuhul ongi seal siis turistid, kes ei tea seda infot, et tegelikult siin tasulises on, kuidas asjad käivad. See on ikka nagu loma juba. See on ja täiesti kuurortala, suveõhtutel on see kõik rahvast täis, siin käib mingi valgusshowd, muusika, tantsitakse, seal on rattaalad ja noh, see on täiesti siis nii-öelda kuurortlinn, noh praegu see magab, näete, kohalikud on kampsunitega. See seal on muidu nii-öelda meie perekonna rannaala, aga see on praegu täitsa suletud, aed oli ees ja tulime siit kõrvalt nii-öelda laevade või purjekate alalt lihtsalt mere äärde. Tulime poodi, see on siin kandi suurim pood, me perega ei käi kunagi siin poes ja no suht hullu maja, aga no näiteks hindasid banaan 2,98, sellised kollased 3,28, rohelistel banaanidel 0,98. Kuule, aga siin on peeti ju. Oh, super! Me teeme täna neile Eesti sööki, nii me tulimegi siia selleks, et leida keedupeet, siis meil kohalikus poes seda polnud. Lilletaimed on 0,65 tükk, sibul on 1,58 kilo, tomatil 2,98, kartul 1,68, hambapasta 3,49. Mulle tundub ka, et hinnad on tegelikult samad nagu Eestis. Hetk tagasi muidugi nad mõlemad röökisid, nii et ärge laske ennast absoluutselt petta sellest ilusast nunnust vaatepildist. 3 lapsega suures poes käimine on õudukas ja me võimalusel ikkagi väldime seda. Koju jõudes algas muidugi kohe merekarpide jagamine. Nii, ja kokkuvõttes meile ikkagi tundus, et asjad poes on nõksa kallimad, sest et 1-2 väikest kotti pluss 1 suurem kott, ehk siis ühe õhtusöögi jagu asju, kartul, 2 pakki hakkliha. Peaaegu topelt ikka tegelikult. On jah, vist peaaegu topelt, sest meil läks 70 € kokku ja tavaliselt Eestis meil läheb nädalatoit läheb mingi 120-130, nii et ikkagi vist ilmselt veidi kallim. Me tegime siis õhtusöögiks singirulle, täidetud munekotlette, mozzarella, hapukurki, peedisalateid, kartuliputru, nii et päris tüüpiline Eesti siuke õhtusööki. Perché Leonardo tranquillo. Leonardo, hai capito? No. Un'altra järgmine? No, basta. E neanche se. Dai, sì. Poca. Basta tutto. No, poca, basta. Cetriolo è quello abortizza. Sì. Mauro, mangia che cetriolo sotto Don't trust Estonian. Never. No, look. No. Eating from Ti fa regalo. non lo so, vabbè. Parlando del cibo, no, non li fidiamo. Look. Tavapäraselt me muidugi ei söö õhtul kell 12 või 11 läbi jäätist, aga kuna meil siin noormees nii armsasti on ära õppinud, kuidas itaalia keeles küsida jäätist, siis pereema ei suutnud vastu panna ja meil kõigil on jäätisepidu nüüd. Buongiorno, tere hommikust!
teate, tegelikult ma ei ole täna üldse õnnelik. Ma juba pisardan, kuigi ma ei ole veel kellelegi tšau öelnudki, aga ma juba kuulen allkorrusel, kogu pere on töölt koju tulnud selleks, et meid ära saata. Mehed pakivad asju ja ma naudin veel 1 minut seda imeilusat kodu enda rõdu vaadet. Nii et tšau ka Majore!